Tere tulemast kõik minu VHK muusikaharu gümnaasiumi lõpukontserdile. Õpin siis rütmimuusika laulu 3. aastat ja selle kontserdiga tõmban siis nendele õpingutele joone alla. Õnneks on siiski tõesti tegu laulukontserdiga, mitte klaverimängu kontserdiga. Ja et miks ma selle looga alustasin? Loo nimi oli siis Oma saar, Kait Tamra lugu. Ja miks ma selle valisin on see, et esiteks ta on lihtsalt üks juba ütleme 4-aastasest peale mu lemmiklugu. See meeldib mu emal, see meeldib mu vanaemale ja ma tean kõige rohkem, see meeldib mu vanaisale. Aga et selle esimene fraas, mis on ajavoogude sees, on ka kontserdi pealkiri ja sellel on ka oma põhjus. Lihtsalt sellepärast, et no näiteks lood, mis siin veel tulevad, Ma tõusen tuhast ja Nature Boy, need võib-olla kõlavad natukene liiga suureõneliselt, et päris tuhast tõusmise kontsert võib-olla on, aga ajavoogude sees kõlas kuidagi väga märgiliselt ka. Aga liigume nüüd edasi, järgmine lugu on Õige valik, Raimond Valgre lugu ja selleks ma kutsun appi oma toredad sõbrad, nimetame bändiks, bänd, yeah!
esitusele tuleb siis õige valik. Järgmisena kõlab Rohelised niidud, väga legendaarne laul Eesti Raadio meeskvarteti esituses ja nüüd ka meeskvintett Estonia meeskvinteti poolt. Võt just nemad laulsid selle minu jaoks selles mõttes kuulsaks, et need on, sattusin nende kontserdile ja seal nad seda esitasid ja tahtsin ise ka seda väga laulda. Nii et Rohelised niidud, selleks palun meeskvarteti koosseisus Mattis Toor-Piigli, Ats Kukk ja Karl Marius Lensment ja klaveri saadab meid Lauri Lehtsaar.
tõid, kuid siiski ma ootan kevadetut niitude haljust ja palju, palju muud. Aiman ju nüüdki, et ühel päeval siis lõplikult tuled, sest süda nõuab niitude rüppes meid rõõm leiab taas. Järgmise loona tuleb esitusele Elin. See on, mina ütleks, et päris uhke leid, et ei ole väga populaarne laul. See on ansambel Vitamiini repertuaarist Mart Metsala kirjutatud. Ja see sattus minu kätte niimoodi, et ütleme, et siis on Elo uhke leid. Minu juhendaja Elo siis 11. klassi viimases tunnis tuli minu juurde sellise looga või tunnis pakkus välja sellise loo. Ma olen kunagi seda kuulnud, tavaliselt esimese 1, 2, 3 korraga ei hakka mulle lood meeldima, pean rohkem kuulama, et mulle meeldima hakkaks, aga see oli tõesti selline armastus esimesest silmapilgust ja seda siis me terve suvi laulsin ja tulin veel sügisel tund ja laulsime edasi ja laulan täna ja võib-olla laulan homme ka, et see on hea lugu. Aga selleks siis palun veel vokaalansambli ka lavale. Just. Pole veel vaibunud mu sees, helid voogavad, hääbunud on vaev. Jälle vaba mu hing, sätendab valgus veel, sellel rannal peatunud on aeg.
täna peatunud on aeg. Järgmiseks tuleb esitusele selline rahvaviis, mille sõnad on kirjutanud Märt Mohn juba 19. sajandil. Selline rahvaviis nagu Meie elu, tuntud ka kui mina alles noor veel olin. See tuleb meie enda improvisatsioonil põhineval arranžeeringul. Esitan seda koos akordionimängija Robert Otsinguga ja muidugi juba tule ette. Ja kohe toon ka tooli. Siia vahele peaks mingi nalja rääkima, aga ma räägin hoopis, et miks ma selle loo valisin, oli see, et tekkis juhendaja Eloga selline mõte, et võiks teha midagi enda asja, kuna ma ei ole midagi kunagi ise kirjutanud. Olen selline võõraste sulgedega ehtija, et laulan teiste inimeste laule, aga see on samamoodi siis teiste inimeste laul, aga lihtsalt otsustasin esimest korda siis kätte võtta ja midagi siis nagu muuta või midagi teha nagu enda moodi see rohkem. Ja siis tuligi selline seade, et päris palju on siin ka improvisatsiooni, nii et tegi asja natuke lihtsamaks. Alles noor veel olin, lapsepõlves mängisin. Ei mina teadnud muud kui seda, mis mina nägin silmaga. Rõndeb lastel lauluhääle, kaunimaks kui kandekeele. Meie elu on siin ilmas, nii kui linnu loksa peal.
siiski rõõmu, siiski süda täis on kurvastus, kurvastus. Ei meie tea, kas me saame siin veel kokku tulema. Kui mina alles noor veel olin, lapsepõlves mängisin. Meie elu on siin ilmas, nii kui linnu loksa pea. Järgmisena palun lavale jälle vokaalansambli, kui esitusele tuleb Ma tahan olla öö. Ma tahan olla öö on muusikalavastusest kaotajad ja üldse Ehala muusika, seda eluõpilased palju laulavad ja ka armastavad, et kui sa tuled elu juurde laulma, siis sa kindlasti laulad iga aasta mitu Ehala laulu, aga kui sa lõpetad 12. klassi, siis sul on soov, et sa oleks nüüd isegi rohkem laulnud. Nii et ma olen sellest väga tänulik ja see on siis üks Ehala peaaegu tippteosed, väga ilus lugu ja tuleb esitusele koos vokaalansambliga. Ei tea, kuis Jumalaga on mul asjalood, kuid vahel tundub keegi nagu aitab, et sinuga siin tohin olla koos ja tunnen, kuidas keegi suur meid paitab ja südames on mingid asjalood. Seal pole enam nii, kuis oli varem. Üks lootus minu sõrna põrku pool, mis kuulen nüüd või näen, on järjest parem. Ma tahan olla öö su akna taga, ma tahan olla kaardin akna ees, ma tahan olla padi, millel magad, ma tahan olla kaelas saati ees, ma tahan olla öö su akna taga, ma tahan olla kaardin akna ees.
akna taga. Ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, mille magad. Ma tahan olla karassaati vees, ma tahan olla öös su akna taga. Ma tahan olla kardin akna ees, ma tahan olla padi, mille magad. Ma tahan olla karassaati vees. Järgmisena tuleb esitusele Nature Boy, mis on kirjutatud Eden Abese poolt. Mõni võib-olla mõtleb, et miks ta väikeste tähtedega kirjutatud sinna on. See oli kogemata. Tegelikult ei olnud. See oli sellepärast, et tema arust ainukesed asjad, mida tohib üldse suure tähega kirjutada, on Jumal ja igavik. Seetõttu kõik ülejäänud asjad tema kirjutas oma elus väikse tähega, oma kaasa arvatud oma nime. Ja see on ka esineja nimi. Päriselus on tal väga pikk koos isa nimedega Ameerika nimi. Ja see tuleb esitusele koos Lauri Lehtsaare ja palun ka saksofonile Jaagup Nõlvak. Ja rõõm on teil kuulda. There was a boy, one certain strange enchanted boy. They say he traveled very far over land and sea. A little shy and sad all by, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest joy you'll ever learn is just to love and be loved in return. There was a boy, a certain strange enchanted boy. He said he traveled very far over land and sea. A little shy and sad eyes, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest joy you'll ever learn is just to love and be loved in return.
järgmiseks on kavas jällegi üks suurejooneline projekt, kus osalevad nii vokaalansambel ja bänd. Nii et võib hakata lava tulema, nii kui räägin, mis looga tegu on. Siis laul võimalusest. See lugu on rock-ooperist Johnny. Oli siis aasta 1980 ja siis lavastati küll see ooper ja jõuti ka esitada, aga väga kiiresti see tsensorite poolt keelustati. Ja seda näiteks, seda rock-ooperist Johnny esitas ansambel Ruja. Ja muidugi kirjutanud on Olav Ehala sinna lood. Aga Ruja seda kuulsaks ei jõudnud laulda, sest see keelati ära ja 1990. aastal alles siis sai see plaadi peale siis hoopis juba Tõnis Mäe esitusest, kes on hiljem ka seda lugu rohkem esitanud kujule rohkem. Ja mis on huvitav fakt veel, et paljud kindlasti mäletavad, kuidas Johnnyt taaslavastati 2021. aastal Tartu Lauluväljakul. See oli väga suur projekt, üks, ma arvan, et viimaste aastate kõige suurem lavastusprojekt teoorias. See praktikas jõudis niimoodi valmis, et 1300 ruutmeetrit lavapinda ja 400 000 võlga kahjuks. Aga seda jõuti isegi korra esitada. Johnnyt uuesti isegi 6 korral, aga kahjuks see pikka edu ei saatnud, aga lugu on hea. Me 2000 aasta eest su poja risti lõime. Ma tulen sinistest kõrgustest ja heidan uuesti sõime. Me 2000 aasta eest su poja risti lõime. Ma tulen sinistest kõrgustest ja heidan uuesti sõime. Kõrge taeval laulavad karjased, õitsi tuledes säravad löövid. Suur täht ja 3 väikest kuningat on vaese häli ees võlgid. Suur täht ja 3 väikest kuningat on vaese häli ees võlgid. Ikka taeval laulavad karjased, õitsi tuledes säravad löövid. See naine, kes nutab mu põsile, see naine on ju Maria. Nagu peaks ta, et kord tuleb Jumala poeg veel Golgatale viia. See naine, kes nutab mu põsile, see naine on ju Maria. Nagu peaks ta, et kord tuleb Jumala poeg veel Golgatale viia. Aga sinna on palju aastaid veel, mul aega on ennast leida. Toas mängida höövlilastudes ja savist lindusid reida. Nad tõusevad üles mu käte alt ja tuba, kus kasu viisab. Saeb lihtsaid laudu on õhtuti, täis lindude lindu ja kiisa. Me 2000 aasta eest su poja risti lõime.
heidan uuesti sõime. Heidan sõime. Heidan Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade. Both afraid to say that we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Searching but not finding understanding anyway. And looking for words to say. To understand the reason that we carry on this path. We're lost in this masquerade.
carry on this final world in this masquerade. We're lost in this ja nüüd enne viimast lugu ma teeksin tänamise vooru ära. Ehk siis kõigepealt võib-olla ma saaksin ühe abilise. Mu väike vend võib-olla tuleb appi. Et kõigepealt ma tahaksin tänada oma bändi liikmeid. Vägevad proovid olid ja vägevad mängite. Oskar Varik Kuldkepp. Luukas Mõõva. Ruuben Põld. Kontsertmeister Lauri Metsaar. Mees trio Mati Stoor-Piigli, Ats Kukk ja Karl-Maarjus Lensmänd. Ja muidugi ei ole veel näinud, aga kohe nad tulevad lavale, on Keelpilli kvartett, väga rõõmusuised Brigitta Siimer, Sofia Silmul, Kati-Mari Sarv ja Richard Renar Rebane. Ma usaldan, et nad teevad hästi, see on enne juba midagi ära. Siis ma tahaksin tänada oma juhendajaid Elo Toodo. Otse loomulikult ma soovin tänada oma endist õpetajat, kellega praegu siiamaani on koostöö Triin Saarela. Sooviksin tänada Lauri Letsa, kes on ka minu lisapilli klaveriõpetaja. Ei saa mainimata jätta ka kammerkoori dirigenti ja lauluõpetaja Pille Rotma. Robert Otsing. Ja Jaagup Nõlva.
ansambliga. Ja Anna-Pärt. Tuleb. Nüüd kutsun lavale Keelpilli kvarteti. Ja esitusele tuleb viimane lugu Ma tõusen tuhast. See on Piret Rips lauli lugu ja ta kirjutas selle kantaati nimega Hinge tema kellad, siis üks osa sellest. Seal on teoseid mitmetele erinevatele seltskondadele, aga see on siis mõeldud just soololauluna ja selle seade, mis praegu esitusele tuleb, selle autor on Tõnu Laikre. Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles kaugemale siit. Jälle edasi, mis oli see jäänud maa, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu ma peidan suurde ka.
kõigile tulemast. Ma teen ühe lisaloo ka siis. Ja see viimane lugu, mida küll kavalehe peal ei ole, selle nimi on Read ja selle on kirjutanud Liisi Koikson. Liisi Koiksonit teame rohkem kui džässlauljana, mitte nii väga laulukirjutajana, aga olen isiklikult temaga rääkinud. Selle lauluga ma olen osalenud ka konkursil ja saanud Tallinna talendile laureadiks, nii et see on hea lugu. Ja seal mul õnnestus rääkida ka Liisi Koiksoniga, kes ütleski, et see on tema loomekarjääri kõige parem saavutus, nii et see on hea lugu. Kirjutan mõne rea. Ükski neist ei pruugi olla hea. Ma kirjutan, et mõneks hetkeks tühi oleks pea. Ridagi veab, kui käisin koolis, jooned olid ees ja öeldi, kuhu peab mahtuma mu tee. Nüüd on valge paber ees ja ise tean. Ruudulises tundeid kasti sean. Olen veidi hoonetu, kui oma õnne üle joone pean. Vaadata teiste pealt, et kuidas olla, mida kanda, sulle anda heal ei olnud sealt. Sisul liialt kihte peal. Nüüd on valge paber ees ja ise tean. Ruudulises viikus tundeid kasti sean. Olen veidi hoonetu, kui oma õnne üle joone pean. Ruudulises viikus tundeid kasti sean. Olen veidi hoonetu, kui oma õnne üle joone. Ruudulises viikus tundeid kasti sean. Olen veidi meeletu, kui oma õnne üle joone pean. Enam ei pea hoidma sirgelt ühtki joont, kui vaid tahan joone risti üle lehe toon. Joonistan need õied külge karikakrased. Nüüd las tulla lämbed suved ja pakased.
kõigile tõesti tulemast, see tähendab mulle väga palju. Et aga rohkem mul kahjuks lugusid ei ole. Aitäh!